Tere Lucky Laika fännid! Tihtipeale inimesed küsivad, et kuidas teie pildid valmivad, aga vaatame järgi. Läheme Olivia tuppa. Meil on siin üks sõber veel. Tšau! 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 Nagu me näeme, siis Olivia praegu töötabki ühe pildi kallal. Aga tahaks näidata videos, kuidas pildid valmivad. Okei, väga hea. Alustame täitsa nullist selle pildiga ja läheme ekraanirežiimile, siis on seda kogu protsessi lähemalt saab jälgida. Olivia töötab Photoshopis nagu paljud teised illustraatorid, aga mida paljud kasutajad ei tea, et selles tarkvaras on nuppude Window ja Help vahel väike nupp Art. Sellest nupust kogu maagia algabki. Klikkides näeme menüüd, siin on meil mitmeid valikuvõimalusi, objektid, kunst, taust ja nupp Genereeri. Nupu all lisaks on rohkem valikuid, kui tarkvara näitab populaarsemaid, mida konkreetne kasutaja eelistab. Okei, teeme uue pildi. Olivia valib objekti, nagu te näete, on meil selles listis mitmeid. Valime loomad. Siin näeme me uut menüüd, kus me saame lisaks valida erinevat tüüpi loomi. Valime lemmikloomad. Nii, järgmisest menüüst me valime koerad, sest koerad on meie lemmikud. Ja viimane valik on tõug. Võtame mopsi, nad on nii armsad ja mul on üks T-särgil ka. Okei, teeme nii, sina kui illustraator otsustad selle osa. Nüüd peame valima stiili. Siin me näeme 5 Olivia lemmikstiili, ülejäänud on nupu all lisaks. No mops võiks printsessi kleidis päris lahe välja näha, mis arvad? Jaa, teeme temast daami. Nüüd liigume edasi objekti värvi juurde. Nii, meil on tegemist printsessiga, seega ma arvan, et roosa võiks sobida. Jaa, roosa sobib. Kuna meie tegelane on mops, on meil siin 5 valikut. Meid hetkel huvitavad käed. Võtame muffini, see peaks olema piisavalt nummi. Nüüd tagasi eelmisesse menüüsse ja valime peakatte. Kuule, valime selle, mis on inglise keeles Fashionator. See on hästi lahe kübaratüüp, peaks printsessi stiiliga hästi sobima. Okei, täiesti nõus. On aeg valida joonistusstiil, see on huvitav. Siin on Olivia 5 lemmikstiili. Valime raamatu illustratsiooni stiili. Me ei vali praegu kunstniku, siis saab tarkvarada miksida erinevaid stiile. Järgmine on taustastiil. Valikus on abstraktne, industriaalne, maastik ja linnaruum. Valime abstraktse. Taustavärviks valime roosa. Ja viimane asi, peame minema põhimenüüsse ja lihtsalt klikkima Genereeri. Ja siit saab alguse maagia. Nagu me näeme, genereerib tarkvara illustratsiooni meie valikute põhjal. On 2 huvitavat momenti. Esiteks, tarkvara kasutab fotosid andmebaasist, et tabada sarnasus päriselu objektiga, näiteks meie puhul mopsiga. Teiseks, nagu näha, on mopsil käes tass, mis on inglise keeles kapp. Ja see tuleb sellest, et tarkvara hetkel ajab segi mõisted kapp ja cupcake ehk muffin. Lõpuks peaks arvuti siiski tabama selle sõna õige tähenduse. Nii, töö käib, meie sõber siin tukub. Pildi genereerimine võtab kui kaua aega? No umbes 30 minutit, et illustreerimine võtab päris kaua aega, et inimesed ei oska arvatagi. Nii, et sul on pool tundi umbes aega, mis teed, kohvipaus? Ma arvan küll, jah. Okei, ja genereerimisprotsess on kestnud juba nüüd pool tundi, sul oli kohvipaus. Ja viimane küsimus veel enne, kui me lähme tulemusi vaatama, et inimesed võiksid küsida, et kas nii ongi, et vajutad mingit nuppe, klikid midagi ja mingid oskusi pole vaja, pildid ise tekivad? Jah, põhimõtteliselt küll, aga mul on kunstiharidus ja siis nii on see usutavam. Okei, saan aru. Aga mis teeme, lähme teise tuppe vaatama tulemusi või? Jaa, lähme vaatame. Oi, sinu järel. Nii. Oppa! Päris hea. Jaa, see on tõesti päris hea, mõnus. Ja see ongi lahe värk, et illustraatori töö puhul sa kunagi ei tea, mis tulemuse sa saad, on ju? Ja vaadake, tal käes on muffin, täpselt nii nagu ma arvasin, et arvuti suutis või õigemini tarkvara suutis teha vahet sõnadel kapp ja cupcake. Ja tal ei ole käes tass, vaid muffin. Aga mis teeme, et näitame, kuidas seda pildi saab vähekse muuta ka. Ja lähme tagasi ekraanirežiimile, siis on seda kõike asja lähemalt võimalik näha. Nii, tagasi põhimenüüsse Art nupu juurde. Proovime muuta kunstistiili.
valime popkunsti ja valime seekord kunstniku ka. Andy Warhol on kõige kuulsam popkunstnik, valime tema. Tagasi põhimenüüsse, klikime nuppu genereeri. Ja siin see on Mopsi versioon Andy Warholi stiilis. Kuna pilt oli enne valmis, siis väiksed muudatused ei võta palju aega. Sellised muudatused võtavad tavaliselt paar sekundit või isegi vähem. Okei, pöördume tagasi esialgse pildi juurde, valides klaviatuurilt tagasi. Ja muudame Mopsi käes olevat eset, valime käed ja valime lille. Ning klikime genereeri. Ja nagu näete, Mopsil on lill käes, väga lahe. Okei, aga meil on siin üks õnnelik printsess, roosa ja puha, kuid kõigile inimestele ei meeldi selline teema. Kas me saame neile pakkuda midagi teistsugust selle sama Mopsiga? Sa mõtled nagu midagi süngemat, näiteks kooti stiili? Jaa, just jah. Loomulikult saame proovida, sest illustraatori töös ongi põhiline katsetada erinevaid võimalusi. Okei, alustame siis objekti stiilist X ja seekord me valime kooti stiili. Tagasi põhimenüüsse ja valime objekti värvi. Seekord on see kindlasti must. Uuesti põhimenüüsse, et muuta asju objektil. Niisiis alustame kätega. Valime kella, see peaks sobima. Ja ma arvan, et me peame ka mütsi muutma. Valime peakatte. Kooti Mopsile sobib kõvakübar. Ja tagasi põhimenüüsse, et lihtsalt klikkida genereeri. Vau, siin ongi meie armas Mops tumedama poole austajatele. Aga kuule, me unustasime muuta tausta värvi. Ja õnneks on seda lihtne muuta. Valime põhimenüüs tausta värviks halli. Ja üks asi veel, lisaks mõned tähed ka, mis arvad, see võiks hästi sobida. Okei, nii, siis tausta esemed ja valime tähed. Lähme põhimenüüsse, viimast korda seekord ja klikime genereeri. Ja üks ilus pilt ongi valmis. Ja nii Olivia joonistabki pilte meie perefirma Lucky Laika jaoks. Aitäh vaatamast, olge tublid! Tšau!